Ahaa, Amanda, meiega nüüd kaasa rända. Tuul tõstab seiklema meid igas maailma jaos. Moodo, ma tahaks ka nii väga maailmameistriks saada. Tohoh, ja mis alal, kui küsida tohib? Seda ma veel täpselt ei tea. Aga äkki isa aitab? Nii, Amanda, et kohe maailmameistriks. See on küll igati väärikas tiitel. Aga miks sa seda üldse tahad? Kujuta ette, kui vägev oleks finaalis teistest mööda tuisata või siis palli vastase väravasse virutada. See oleks super. Sa ju aitad mind, eks? Kulla, Amanda, selles ei saa mina sind küll aidata. Või siiski. Otsi vastust ühele lihtsale küsimusele. Mis on maailmas kõige tähtsam? See vastus on üks sõna, mis aitab inimeste unistusi täita. Äkki aitab sind ka? Kui sa selle avastad, siis võib sinust kunagi saada ka maailmameister. Moodo, ma hakkasin seda sõna otsima. Kiirus on ju tähtis. Mulle nii meeldib joosta. Ma arvan, et võiksin selles maailmameistriks saada küll. Samas olen ma alati tahtnud endale hobust. Vaata, oma hobune. Soovide täitumine on ju oluline. Või näiteks jalkas ütleb mu treener alati. Lapsed, vaadake, Amanda on meeskonna hing. Koostöö sõpradega on ka tähtis. Ja üleeile nägin telekas, kuidas üks julge tüdruk kihutas lumelauaga otse mäest alla ja tegi igasuguseid hulle trikke. Oleks mina ka sama julge? Nii. Kiirus, soovid, sõbrad, julgus, võit. Aga ma ei oska ikka leida seda ühte sõna. Isal oli vist õigus. Sul on vaja oma silmaga laia maailma näha. Ma tean päris mitut maailmameistrit. Lähme parem neile külla. Äkki sellest on abi? Ahaa, Amanda, meiega nüüd kaasa rända. Tuul tõstab seiklema Hoia kinni, meid igas maandume. maailma jaos. Me oleme Alaskal. Amanda, sinu Vaata, Amanda, siin elab Kirima. Ta on maailmameister kelgukoerte sõidus. Päriselt? Kuidas see tal õnnestus? Kellega ta räägib? Koertega loomulikult. Mis selles imelikku on? Nad ei saa ju aru. Muidugi saavad. Kuula. Vaata, Moodo, kuidas ta oma koeri armastab. Aga äkki sellepärast ta ongi maailmameister? Just nii. Kas oled valmis edasi lendama? Mul on sulle veel paar üllatust. Ahaa, Amanda, meiega nüüd kaasa rända. Tuul tõstab seiklema meid igas maailma jaos. Kas see on judo? Jah, see valges kimonos mees on mitmekordne maailmameister. Tema nimi on Akira. Ta on Jaapanis väga kuulus. Kui Akira võistlemise lõpetas, siis hakkas ta laste treeneriks. Ta armastab judot nii väga, et ta ei kujuta oma elu ilma selleta ette. Mida ta räägib? Sa ju oskad jaapani keelt. Oota, ma kuulan. Ta kiidab lapsi, nad olid täna väga tublid. Lapsed austavad Akirat ja kutsuvad teda senseiks ehk meistriks. Vau, senseiks. Ahaa, Amanda, meiega nüüd kaasa rända. Kaanas fännab iga väike põnn jalga, nagu sinagi. Kas tahaksid kampa lüüa? Nii kasvavad väikesed maailmameistrid. Tule vaata veel, Amanda. Hurraa! Siia! Sööda siia! Mulle! Värav! No kuidas mu väikesel sportlasel läheb? Oh isa, ma leidsin selle sõna. Ja ma tahan küll saada maailmameistriks, aga ma sain aru, et võit ei olegi kõige olulisem, vaid hoopis see, et sa saad teha asju, mis sulle väga-väga meeldivad. Ela sa põhjas või lõunas või maailma lõpus. Moodo tutvustas mulle täna kohe päris mitut maailmameistrit. Nad olid kiired ja osavad, aga igal korral oli kõige olulisem hoopis miski muu. See oli suur armastus,
Usu mind, isa, et kui seda pole, siis läheb asi metsa, lumehange või oma väravasse. Ahaa, Amanda, meiega nüüd kaasa rända. Tuul tõstab seiklema meid igas maailma jaos. Ahaa, Amanda, sinuga koos hoolt võin kanda, et meie maailm oleks ilus kõigi jaoks.